valimised 2019, need on ühed põnevamad valimised peale 1992. aasta valimisi. Sest nagu tookord, nüüd oli samamoodi hästi palju lahtisi otsi. Kas võidab Reformierakond või Keskerakond? Kas rohkem hääli saab Isamaa või sotsid? Kui palju saab EKRE hääli? Ja siis veel, kas need väiksed parteid, sealhulgas Eesti 200, pääsevad sisse? Eestimaa on siin ja 6 tundi sai neid asju jälgitud ja kohe tuleb sellest siis ka väike kokkuvõte. Keskerakonna kujundus Saku Suurhallis kandis suure rahvusvahelise konverentsi mõõtu. Enne kuud polnud valimispidudel peale laudade sättijate eriti kedagi. Reform oli teatris NO99. See igale poole tuleb need, jah? EKRE valimispidu toimus Vabaduses, aga 6 paiku ei olnud seal ühtegi ekrekat. Erakond tuleb kella 9 alles väidetud. Aga siis panete sildid üles? Ma ei tea sellest midagi. Teistel on ikka vähemalt erakonna logod, värgid üleval. Meil on näed, vähemalt meie tulime kaameratega kohale, aga me olemegi ilma erakonnata siin. Isamaa kohhi aitades oli hoolimata varasest ajast rahvarohke. Kõik on juba valmis ootamas, jah? Jaa. Mis tuleb siis? Tuleb 12% ära või? Ma arvan, me saame rohkem kui 12. Härra Villem, Anastasia ütles, ma käisin Anastasia juures ja Kes see on? selgelt nägija. Ja Anastasia ütles niimoodi, et meil on võimalus saada Riigikogus enamus. Mitu prossu me saame? Ja. Paras jagu. Elurikkuse erakond nautis oma olemasolu täiega. Teletorn ja Artur Talvik, kes neid jõuaks lahuta? Me tegime digitaalse erakonna ära. E-hääletus on teada, aga ärevus ajab üle kallaste. Mida sina siin teed? Meie armas isamaalane. No mul on ikka päris head e-hääled naisja koolsega. Aga ma veel ei ütle. Operaator Kõps seeneringis on saabunud, eks ole. No tunne on praegu selline ootusärev, on kõige täpsem kirjeldus. Aga hea tunne. Ikka hea tunne. Halvaks ei ole ju põhjus praegu. Peaministri koht tuleb ära. No, kui see juhtub, ei saa seda välistada. Ootusärev. Peaministri koht tuleb ära. Ei tea veel? Ta ei tea kunagi. Ära veel küsi. Tead, mis koalitsioonidega, kui palju on Savisaar ja Keskerakond võitnud kõik ilma jäänud. Nii et ootame, aga no loodame. Isamaale valimisvõitu ei tule, aga oleng on meeleolukas. Pole viga, ja. Saaremaal tõstis need mehed, ikka siin lõkkerdame niisama. Lugu tehtud. Ei ole veel, alles varsti läheme. Sotsiaaldemokraatide juures pööblis ei olnud päris lõbus, aga tore ikka. Võidu sulle nagu alati me ütleme, kui midagi teeme, ütleme hääd niigi läts. Tead seda, alati niimoodi suhtunud. Elagu patarei. Valijad on oma otsuse teinud, nüüd ootame, kuni see kokku loetakse. Keskerakond Saku Suurhallis keskendus oma liikmeskonna turgutamisele, sest valimisvõit jäi tulemata. No kuule, eile kell 8 lõpetasin kampaania tegemise Elvas. Täna natukene lõpetas. Tartumaal. Tartu ja Jõgevamaal, jah. Nii et ongi. Räägime natukene kampaaniast. Jälgime sündmust. EKRE valimispeol valitses mõõdukas rahulolu. Ootame tulemust, Peeter Ernits uurib oma valimistulemusi, samal ajal kui Martin Helme särab uute andmete valguses. Ei ole nuriseda, ei nuriseda. Ootame veel muidugi. Lasnamäeles tulemata, eks. Vabaerakond Talukõrtsis ootas seda, mida ta niigi varemalt teadis. Selle pärast kustu päike, vaid tõuseb nii kui eilegi. Aeg on edasi läinud
ja lähme veel korra Isamaasse. Väga meeleolukad. Esimene mulje on parem, kui oleks võinud uskuda 2 kuud tagasi. Palju parem. Arvan, et väga hästi on kõik praegu. Meeleolu on ülev ja loodame, et Lasnamäe loetud hääled öösel kell 1:30 ei riku meie tuju ära. 385. Eesti 200 pesitses Balti jaama toredas õlletoas ja pettumust eriti ei paistnud. Kõigub seal 4,9-4,7. Lootustase. Muidugi on, kuni viimane on loetud. Reklaaminägu ütleb, et homme peab tööle minema. Roheliste pidustustel valitses tüüne meeleolu ja oli näha, et keegi kuhugi ei kiirusta. Natuke tühi. Jaa. Nii palju sai kampaaniat tehtud? Jah, täpselt. Et kõik on ära tehtud, eks ole, jääb üle lihtsalt oodata tulemust. Viimasel Reformierakonna külastusel nähtus juba kõikjalt rahulolu. Keskerakond oli kesköpaiku šokist üle saanud. Ma tänasin oma meeskonna kampaania juurde. Mul oli see hull amet, et ma pidin kampaaniat juhtima. Kõik on Eesti rahva heaks. Eesti rahvas peab olema õnnelik. Esmaspäeval algab hoopis uus elu. Kellele melu, kellele valu.